no tšau. Pepper arvab jälle, et ma temaga räägin, no tule siia, ütle tere. Tule siia, tule siia, tere. No, kus sa nüüd, tule siia. Nii, Pepper ka. Jah, meiega. Ja väike hommikusöök on siin jälle kasukas. Aga mis ma tahtsin siis öelda täna, et tere esimene vlogmas. Täiesti uskumatu, jälle on kätte jõudnud see aeg ja ma olen nii elevil. Ma ausalt, ma praegu täiesti juks kokku. Ma lihtsalt mõtlesin kõike seda, mis tulema hakkab ja mis olema hakkab siin järgmise kuu jooksul. Mitte vlogmases ainult, aga üleüldse. Et nii äge, mu lemmikaeg on käes. Jõulud, minu jaoks ei ole nagu, ütleme, konkreetne ajaühik, vaid nagu tunne. See tunne, mis on sees ja kuna ma olen juba saanud vaadata jõulufilme ja natukene nagu, pärast, meie peres on niimoodi, et jõulud hakkavad pärast minu sünnipäeva. Minu sünnipäev oli 15. november. Ma ei olegi jõudnud teile veel oma kingitusi näidata, mis ma sünnipäevaks sain. Mingis vlogmases kindlasti siis näitan, võib-olla saate sealt ideid näiteks mida isa kinkida kellelegi, aga nigu oli, minu sünnipäev oli laupäev ja nagu hommikul tort oli söödud, nii lapsed olid nagu, et jõulud. Ja ma muud nagu ei lasknud neil teha, aga kuuse nad panid üles ja ehtisid ära. Et see on meil üleval ja sellega on alati niimoodi, et mõtled, et nagu lapsed kuuske ehivad, nad ei ole, loed vaata mingi ajakirjadest, jälle lugesin mingit artiklit. Umbes nii tohib ehtida, nii ei tohi ehtida, ma ei tea, vaata lapsed õnneks ei tea sükst asju, nemad ehivad nii, nagu nemad tahavad. Ja siis mul natuke on alati see tunne, et kas ma peaksin ümber tõstma mingeid asju, et näeks välja nagu, ma ei tea, reeglitepärasem kuusk. Aga lõppkokkuvõttes on see, et ma ei ole seda teinud ja ma olen jätnud selle täpselt nii, nagu lapsed on teinud. Ehtinud sellepärast, et ma tahan nagu neid mälestusi, et kuusk on ehitud niimoodi täpselt, et osad asjad on pandud teatud kõrgusele, sest keegi ei ulata kõrgemale. Osad asjad on ühes kohas koos, osad asjad on kuskil täiesti taga või eraldi. Aga see on nende jõulud ja nende lapsepõlv ja nende lapsepõlv mälestused, et selles mõttes see kuusk niimoodi jääb, et ma ei hakka seal midagi ümber tõstma. Aga praegu ma võtsin siia välja juba mõned asjad, et tõsine jõulutunne sisse tuleks, mida oleks nagu vaja selleks, või mida ei ole vaja, mitte midagi ei ole vaja. Aga üks asi on pehmed sokid, ma panen need kohe jalga. Ja need on erinevast paarist. See oli kahepaarine komplekt ja mõlemast on üks alles. Aga nagu me teame, siis esiteks ma olen täiskasvanud inimene, võin teha, mis ma tahan. Ja teiseks on elu liiga lühike, et ühesuguseid sokke otsida kogu aeg. Nii, sokid on jalas. Siis teine asi, mis minu jaoks täielikult jõulutunde tekitab, on see jõuluparfüüm, mis mul on. See on see Joe Malone'i Ginger Biscuit. See on mul nüüd 3. aasta, mis läheb sellega. Ja näete, poole peal on, aga eelmine aasta ma ta eriti ei kasutanud. Ja sellega on see lugu, et 1 aasta, siis 2 aastat tagasi sünnipäevaks ma sain sugulaste käest raha ja ma panin selle kõik kokku ja ostsin selle parfüümi. Aga see on suhteliselt kallis. Nii et ma ei tea, kas ma seda enam raatsin iial osta. Vähemasti mitte seda suurust kindlasti. Ja ta on selline... Tegelikult on nagu unisex lõhn nii meestele kui naistele, aga ta reaalselt lõhnab nagu küpsis, nagu jõulu mingi küpsetis ja kui ma seda näiteks peale panen tööl, mul on olnud nii, et ma kõnnin, lähen trepist üles ja kuulen nagu, et altpoolt keegi tuleb järgi ja arutavad oma vahel, et mis siin umbes, et kas keegi küpsetab midagi. Et paneme seda kohe peale. Esimene kord sel aastal. See on nii mõnus.
issand, kui hea. Mul on nii hea meel. Siis sel aastal jääb ära see suur jõulutassi otsing, sellepärast, et eelmine aasta ma tahtsin ühte. Rahvaraamatust ei raatsinud osta. Ja siis, kui jõulud läbi, Püpperile ei meeldinud see lõpp nii väga. No ja ma lasin seda sul kõrval ka. Aga ei raatsinud osta, aga siis just kui jõulud läbi olid, siis Püpper läks protestimärgiks läks kaugemale. Jõulude lõpus läks soodukasse ja siis ma ostsin ja ei võtnud ta välja ja pakkisin ära ja mõtlesin, et see aasta siis mul on jõulutass kohe olemas. Ja nüüd on see aasta möödas ja nüüd on see aeg käes, kus ma saan seda tassi kasutama hakata. Selline. Ta on alt nagu selline nagu savi ja pealt on glasuur ja ta on mõnusa kujuga ja hea suurusega ja ideaalne jõulutass. Tänasest alates me joome kõike sellest jõulutassist. No mul on eelmise aasta jõulutassid ka alles ja väga lahedad, nii et selles mõttes realistlikult ma hakkan neid kõiki kasutama. Mul on tegelikult üks tasside nagu konksud köögis ühes kohas, kus mul on ühesugused tassid nagu külaliste tassid nii-öelda. Ma mõtlen, et äkki jõulude ajaks ma panen kõik oma jõulutassid sinna rippuma. Seal on 6 konksu vist, jah. Ma ei tea, kas mul on kokku 6 juus. Ma ei tea, kas mul on kokku 6 jõulutassi, aga ma arvan, et on. Igal juhul ma olen nii rõõmus. Aga muidugi siis plaanidest siis nii palju, et ma olen mõelnud, et iga päev ma ei jõua postitada, aga ma proovin üle päeva. Ja mul on igast plaane nagu, mida postitada. Ja kindlasti hakkame siin kaunistama, hakkame koristama, hakkame katsetama jõulusnäkke ja jõulukokteile loodetavasti, kus nende tüdrukutega sõbrannadega, kes mul on. Ja räägime, millised jõuluriided mul on juba jõuluriiete kollektsioon tekkinud, et selle kindlasti näitan ära, millised asjad mul on, millised jõulukaunistused mul on, need vaatame siin üks päev üle. Kindlasti tahaks midagi uut ka osta, et ma ei ole üldse ostnud jõuluasju, et see aasta ei ole ju. Ma arvan, et ma ei ole nagu, ma olen see aasta nagu nii hoidnud ennast tagasi, et ma ei ole läinud sinna poodidesse, kus on jõuluasju hästi palju ja ma ei ole läinud näppima ja vaatama, kui on mingis poes mingi jõuluriiul, sellepärast, et ma ei ole tahtnud lihtsalt, ma tahan seda kontsentreeritud natukene rohkem, seda jõulutunnet sel aastal, et ka näiteks jõuluküünlaid mul praegu ei ole ühtegi ja tegelikult ma mõtlesin ka, et kuhugi siia panna see oma mingi küünal ka põlema taustal on, aga ma lihtsalt arvasin, et ma äkki panen põlema midagi, sest mul on siuke suhteliselt väike nurk siin. Siin on minu selleks aastaks, mis ma ise heegeldasin, see jõulupleid. Ja tegelikult ma ei tea, siin ilmselt võib-olla hakkavad mingid asjad veel muutuma, sellepärast, et ma tahaks tegelikult seda pleidi kasutada, esiteks. Ja teiseks, ma tõstan siin kogu aeg asju ümber, sest siin on mul pooleli asjad, mida ma heegeldan inimestele jõuludeks, kingitusteks. Sellest ma räägin siis ka, kui ma räägin mingi jõulukingi soovituste video, võib-olla teen eraldi. Et vaatame, kuidas siin minema hakkab. Praegu ta on suht niimoodi kokku klopsitud ja alati nagu alati ei näe asjad välja päris niisugused, nagu minu peas välja. Minu peas nad nägi see nurk teistsugune välja, aga on nagu on ja niikuinii ta on selline töös asi, sest ega ma ei ole ju jõuluasju lahti pakkinud. Ma mõtlesin, et seda võiks ka nagu teiega koos mingi päev teha. Ja siis räägime eelmise aasta uusaasta lubadustest siin aasta lõpu poole ja millised lubadused või plaanid mul on tulevaks aastaks, et selles mõttes nagu on meil siin toredaid asju teha küll ja muidugi jälle, kui teil on mingeid soovitusi, soove, osad teist saadavad mulle Instagrami neid mingeid soovitusi, näiteks mida proovida, mingeid jõuluasju ja mingid siuksed, et selle eest ma olen hästi tänulik, et siis ma proovin seda nagu teha ka. Aga kui nüüd jõulukalendrite või nende advendikalendrite juurde tulla, siis teate, et mulle nagu advendikalendrid õudselt meeldivad.
ja lastele ka jõulukalendrid, me oleme iga aasta advendikalendrid ostnud ja need on nagu põhimõtteliselt osa nagu nende jõulukingitusest nii-öelda. Ja kuivõrd nad saavad seda kommitamist on nii palju siin ka sellel advendi ajal ja jõulude ajal, et siis ma neid šokolaadikalendreid neil ei ole ostnud, ma olen ostnud mingid siuksed kalendrid, mida nad on nagu tahtnud, onju. Ja siis ühele lapsele, panen siia pildist, mul ei ole siin, ostsime Pringlesi advendikalendri sel aastal. Ta ise tahtis seda. Teisele lapsele ostsime sellise Lego. Siin on siis mingid siuksed jõulumeeleolu kalender, et noh, Legodega on hea, Legodega ta lihtsalt paneb need pärast ülejäänud suurde Legode kasti ja siis saab sealt jälle välja võtta ja vaadata. Ma tahaks ise tegelikult mingit suurt Lego kokku panna. Ma ei tea, kas see oleks okei kinkida endale jõuludeks lihtsalt suur Lego lihtsalt sellepärast, et ma saaksin seda kokku panna. Ma ei tea. Ilmselt ma ei raatsi, aga see on mu selline üks sellistest nii-öelda unistustest on see, et ma saaksin mingi suure Lego, näiteks selle mingi Home Alone'i maja või midagi sellist, et see oleks nagu siuke tore asi, mida teha. Nii, aga siis kolmanda lapse kalendrit ma ka ei saa näidata, sellepärast et Magda Beauty's tellisin talle siis sellise kalendri ja selle tarnega on mingid teemad, et nähtavasti noh, tegelikult kuna ma täna filmin ju seda natuke ette, siis võib-olla see on päriselus tänaseks kohale jõudnud, aga üldiselt nagu oli see novembris ja neil oli millegipärast siis hästi suur nagu tellimuste maht, ma ei saanudki aru mille pärast, sest et midagi nagu otseselt ju ei toimunud sellel ajal, aga igal juhul olen ma saanud kirja, et kuna sa oled nii kaua pidanud ootama oma seda advendikalendrit, et siis saad 10% sooduskupongi järgmiselt ostult, mis on nagu, noh, on nagu on. Et ma selles mõttes mul midagi vaja ei ole, et ma sealt midagi nagu tellima ei hakka, et ju me siis ootame ja loodame, et see lihtsalt kohale jõuab siis tänaseks päevaks, kui teie seda näete, ehk siis 1. detsembriks, kui siis tuleb seda advendikalendrit lahti hakata tegema. Nii, mul hakkab täitsa ikka pinge peavalu on suurest rõõmust. Et jah, need on siis ka need kalendrid, mis lapsed said. Ja kui nüüd enda advendikalendrist rääkida, siis mina tellisin endale selle Cult Beauty oma, sellepärast et see on mul läbi niimoodi siin katsetamist jäänud kuidagi lemmikuks. Ta on küll kallim, aga sealt saab tagasi hästi palju selle raha eest selliseid asju, mida saab kasutada ja mis on põnevad ja mis on nagu sellised ikkagi ilusad nagu jõulukingi asjad, et tihtipeale on üks aken juba selline, mis võiks eraldi jõulukingitus täiesti olla, et ma olen sellega mega rahul. Aga varem on olnud ma olen Look Fantasticu kalendrit tellinud. Seda ma sel aastal ei tellinud puhtalt sellepärast, et Cult Beauty on minu meelest nagu parem ja siis noh, mitut ma ei hakka, eks ju, tellima endale, kuigi mul on olnud mingitel aastatel ka mitu kalendrit ja noh, tegelikult võib-olla peaks kiiresti muretsema kuskilt üks aasta Kaisa saatis mulle advendikalendri erinevad teepakk oli iga päev. Ja siis seda oli nagu hea juua ja ma olen näinud mingid kohvi omasid ja äkki mingi sellise veel võiks muretseda endale, et see oleks siuke ka mõnus asi, aga otseselt ma nagu vajadust ei tunne, et selles mõttes ma võib-olla ostan, kui jääb silma, kui ei jää silma, siis ei osta ja nii ongi. Siis mul on olnud Ritualsi advendikalender, ma arvan, et seda saab Douglasest. Douglase enda advendikalender on meil olnud, et need on kõik suhteliselt siuksed asjalikud ja siis mul on olnud Body Shopi oma isegi 2 tükki lapsega kunagi ammu avasime, selle eest on mingi video ka siin kuskil veel üleval, et Body Shopi oma ma ei ostaks uuesti, sest et esiteks mul ei lähe nii palju vaja neid kehakreeme ja asju, et seal oli hästi selline nagu kehakreemi põhine ja noh, dušikeelid ja igasugused siuksed asjad, et ma ei tea, mis seal see aasta on, aga minu jaoks see hinna ja kvaliteedi suhe nagu minu jaoks ei olnud seda väärt, ta on nende jaoks kindlasti väärt, kes nagu Body Shopi tooteid fännavad.
aga minu jaoks ta ei olnud selline, mida ma oleks uuesti tahtnud. Ritualsi oma on umbes sama, et kes Rituali toodete fänn, siis tasub ta ilmselt ära, aga minu jaoks on see, et seal ikkagi osad lõhnad ei ole mul nii lemmikud, need sarjad, mis on, ja seal on nagu kõiki sees ja siis mitmed need pisikesed küünlad olid, muidugi küünalde vastu ei ole iseenesest midagi, küünlad on ka täitsa mõnusad asjad advendikalendrist saada, aga ma ei hakanud. Kas sa tahad jälle tagasi tulla või? No, tuled või? Tule siia, tule. Ma ei hakka siin tustma, tule lihtsalt istu siia. Nii. Ja siis, meil on ju see tervitused siis Pepperi fännile. Tead, et Pepperil on üks väike fänn, kes näeb täpselt samasugune välja nagu ta ise. Ja ma olen näinud videosid ja pilte, kuidas ta vaatab, kui Pepper videos on siin kassisaba, mis läheb, sest et Tossu arvas, et tema ka. Tossu, kas sina tahad ka nüüd seltskonnas olla või? Tossu haigutab. Tal oli, no mine. Järjekord Tossu. Ai, juba läks. Tuled siia või? Tossu. Tere siia. Tere. Siia näida Pepper ära, sina hakka praegu. Tossu ka on meie juures. Tossu on ka jõulupiisu. Ai, Pepper on kade, kui Tossu on opas. Ja, mis sa kõnnid siin? Kus sa minema hakkasid? Mine siis oma kassi asju olema. Nii, aga ühesõnaga, ma mõtlesin, et sel aastal võiks advendikalendri avamist, Pepper ära tee palun praegu. Advendikalendri avamist võiks teha sellel aastal natukene huvitavamaks, mis tõttu ma tegin sellise asja, panen siia kõrvale, nagu jõulukalendri bingo, mis tähendab seda, et mul on üks YouTube'is Theresa Isteed on siuke konto ja tema teeb iga aasta nagu uus või iga kuu või mingi aja tagant uus meik, mis tuleb, siis ta mängib nagu bingot, seal on erinevad ruudud ja siis vaatab, kas saab täis. Kunagi ei saa, mina pole veel näinud, et saaks. Aga mul on lootus, et meie saame täis, aga ma ei tea. Ja me võtame siis selle Cult Beauty kalendri ja hakkame mängima seda advendikalendri bingot. Ehk et minu kogemuste põhjal, mis seal olla võiks ja vaatame, kas me saame kõik need kastid täis. Ja siis mul on teine see lõpubingo ka, mis on nagu teistsugune ruudustik natuke. Selle võtame siis välja, kui meil on advendikalender on tehtud lahti täielikult ja siis vaatame üle ja mängime seda bingot. See teine on siis nagu emotsioonide põhine, see konkreetselt praegu, nagu te näete, on selle põhjal lihtsalt, et mida me saame sealt. Ja minu ennustused siis on, et me saame näokreemi, parfüümi, kätekreemi, kehakreemi, kuivšampooni, ripsnuduši, näoõli, šampooni või balsami või mõlemad, näoseerumi, meigi kinniti, huulepliiatsi, puudri, lauvärvi, põsepuna, juuksemaski ja päikesepuudri. No ütleme niimoodi, et ma ei ole päris kindel, kas me saame kuivšampooni ja kas me saame päikesepuudri. Need on nagu kaks asja, milles ma ei ole kindlad. Noh, ma ju kunagi, kui ma tellisin seda kuid tagasi seda kalendrit, ma vaatasin nagu, mis seal on, aga ma ausalt mäletan vist kahte asja sealt. Et selles mõttes ma ei tea. Aga noh, siia oleks saanud panna näiteks päikesepuudri asemele mingi huulepulga või huuleläike nagu või mingi siukse asja, mida ma tean, et seal huuleläige üks oli kindlasti, aga ma ei mäleta, mis päeval on. Aga no vahet ei ole. On nii nagu on. Selline see bingo mäng on. Ei olegi see, et alati pead võitma. Nii et, aga ma ei tea, minu jaoks isiklikult nagu kõige põnevam osa siis tänasest päevast. Kalender on suur. Kohale ta toodi tasuta. Siit saab jälle mullikilet ja siin on see raamat, kus on minu meelest kõik asjad sees, mis siin sees on. Nii et seda me vaatama ei hakka, sest muidu me rikume ära täielikult üllatuse. Selle järgi saame pärast seda lõpupingot võib-olla mängida. Aga mulle meeldib see, et see Cult Beauty kalendrid on hästi sellised kvaliteetsed ja tugevad. Ja no vaadake, ta on ikka väga suur.
et tihtipeale, mitte tihtipeale, vaid alati ma hoian need alles ja siia sisse näiteks esimesed aastad ma tegin ise vanaemadele advendikalendrid jõulu nagu kingiks ja siis nüüd on nagu lapsed võtnud neid tühje kalendreid ja teinud kas sõpradele, pannud sinna mingid küünlad ja kommi ja või vanaemadele onju, või noh, üldse üks pudi-padi, aga lihtsalt siuke tore asi natuke teises vormis kinkida. Selle aasta kujundus on hästi huvitav selles osas, et ma ei oleks ise noh, nagu jõuludeks, minu jaoks ta nagu väga jõulune ei ole. Nii et põhimõtteliselt sellest võib teha, ma ei tea, minu pärast kas või märtsikuu advendikalendri või mida iganes. Et ta on selline üsna universaalne. Aga noh, tähekesi on ja siin mingit sädelust ja siukest asja. Et huvitav ja siuke ilus. Nii, aga hakkame oma bingomänguga peale. Vaatame, mis me saame esimesest aknast. See käib lahti siis niimoodi. Ja siin on sees siis aknad onju. Kõige suurem aken peaks olema, on siin 25. See on siis viimane, see on 25 päeva kalender ka veel. Nagu, et ta ei ole siis 24 päeva oma, vaid siin on 25 akent. Aga vaatame, kus meil on esimene aken. On kohe siin üleval, kui ma nüüd tõesti õigesti aru saan. Ja, teeme ta lahti. Need on sellised, just see Kerli küsis mu käest, et kas mul on üle seda. Vanasti oli igas ilukarbis seda, nüüd enam ei ole ja selle tõttu mul ei olnud tal anda. Aga ta küsis selle pärast, et ta teeb hästi ilusaid neid jõuluküünleid ise. Nii, ja esimesel päeval on meil Summer Fridays näoniisutav sprei. See on nende sellest Jetlag sarjast ja sellist asja mul, et absoluutselt meeles. Ja sellist asja mul ei ole olnud. Ja noh, näete on ju, bingos sellist akent ka ei ole, nii et täna me ühtegi bingoruutu maha tõmmata ei saa. Aga mulle hullult meeldib mõte sellisest asjast. Selles osas, et mul on nägu väga nagu vajab niisutust. Ja ma mõtlen, et kui ongi see, et mõnikord hommikul lihtsalt peale lasta või päeva peale tunned, et nahk hakkab kuivama või mida iganes. Laseme korra vaatame, milline sprei tal on. Väga mõnus. Lõhna tal mingit ei ole. Pudel minu meelest mega ilus selline. Ta on küll plastist, aga ta on selline kvaliteetne ja näeb nagu väga kena välja. Issand, kui lahe. Mul on nii hea meel. Aga esimene aken lahti tehtud. Vlogmasele start antud. Ma olen nii elevil, et me oleme jälle siin ajas. Ja ma loodan, et sul on kõik hästi ja aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba nii pea, kui ma vähegi jõuan jälle tulla teieni. Tšau!